6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere hommikust kõigile rallisõpradele. Ütleme viimast korda sel aastal 6. käigu stuudiost. Mina, Gunnar Leeste, 6. käigu stuudios, Delfi tasku stuudios, kuidas iganes seda nimetada, seda kohta siin Narva maanteel Delfi meedia majas. Aga Roland Poom ei jõudnud täna stuudiosse, on hoopis Rakvere haiglas. Palju õnne, Roland, ja ilusat isadepäeva sulle. Ma tänan. Mõned päevad tagasi veel ma arvasin, et saab isadepäeva võtta vastu puhtalt õnnitleja rollis, et õnnitleda kõik isad, aga võt need juhtus nii. Tuleb ise õnnitlusi vastu võtta ka. No, mis tunne on siis? Vägev. Suht crazy. Ja kõik emad, kes seda kuulavad. Müts maa, päris rets, väga rets. Nii et naised on imelised olevused, ma ütlen. Jaa, pani siis loksus peas midagi nagu paika ka, et vaatad elu hoopis teise pilguga või? No ma arvan, et võib-olla päris kohale pole jõudnud, aga kindlasti, et ei saa ilmselt päris ainult oma tahtmist järgi edaspidi toimetada. No mis on positiivne, et järgmine aasta sul rallisõiduks raha ei jää, mähkmetele läheb kõik, et oled ka meil stuudios olemas kenasti. Ja kindlasti, aga ei, siin juba ma räägin, et kui ma teada sain üldse, et beebit ootama ja poissi ootama eelkõige, et siis tuli ikka juba plaan paika panna, kas sealt tuleb nüüd rallisõita või korvpallur või sealt tuleb. Ei väike nalli lihtsalt. Kuidas teil pikkuse geenid on peres? No pikkust on võib-olla ralliautosse liiga palju, et rohkem korvpalluri mõõta. No Rakveres mõni korvpalliklubi ka äkki leidub või üldse seal kandis? Ja ikka leidub. Leidub ikka. Aga palavad õnnesoovid siis meie toimetuse ja ma usun, et ka kuulajate poolt. Hakkame vast rallist rääkima. Ma ei tea, palju värske isa on rallit vaadanud? No eilne jäi suht vahele, vaatasin vahepeal tulemusi ja live-blogisi. Ja tänased ma jõudsin hommikul enam-vähem üle vaadata, mis toimus, et küll mitte väga detailselt, aga actionit selles mõttes oli ju eriti ilma poolt ja refi valikud, et põnev oli igal juhul täna tegelikult selles osas. Mina teen ettepanekud, teeme meil need kohustuslikud otiminutid ikkagi ära, et siis vaatame, palju meil jääb muule pudrule aega, sest muu pudru oli kohati päris piinlik, mis puudutab korraldust, aga ootasin mina siis Oti katselõppu intervjuud pikki silmi. Ootasin, milliseid häid sõnu ta siis Hyundai kohta lausub. Sa kuulsid mõnda head sõna? Ma ei tea, kahjuks või õnneks ei kuulnud. Ja tegelikult ei tulnudki midagi, et ma ka ootasin just seda viimase katse kommentaari, et see on tavaliselt siis koht, kus nagu viimasel rallil viimane katse võiks nagu midagi poetada, aga tuleb välja, et midagi seal anda ei olnud või ei tahetud anda ja tõesti, ega Hyundai kohta ei tulnudki midagi tegelikult, nii et see ilmselt võtab kogu aastaga kokku. No tuli siis nii palju, et mis ta ütles, viimasel 2 rallil ei suudetud mulle autot teha, mis ma nagu soovinuks, et ei hakka seda nüüd pikemalt lahkama, kas suudeti või ei suudetud, aga teine koht on selles mõttes soolas nii Jaapani ralli kui ka MM-sarja üldarvestuse mõistes ja on siis esimest korda Ott Tänak tulnud MM-sarjas teiseks, 50 punkti jäi puudu, et tulla maailmameistriks. Kalle Roompere on meil kõigi aegade noorim maailmameister, Thierry Neuville peab jälle tunnistama, et ei ole ta kunagi hooaja lõpus ühekski oma tiimikaaslasest jagu saanud ja Elvin Evans peab tunnistama, et poodium jäi seekord päris kaugele. Ja selles mõttes, aga tegelikult kui nüüd mõelda korraks selle peale, et Ott on teine punktitabelis, 205 punkti ja kui mõelda nüüd kogu selle hooaja läbi neid kommentaare, siis me teame, et Ott sõitjana ikkagi sõidab puhtalt tiitli nimel ainult, aga ükskõik, kes teine sõitja, see oleks nagu ideaalne tulemus. Ega tegelikult ka Oti puhul, et kui me võtame kogu ta karjääri kokku, siis see vist nüüd peaks olema paremas teine tulemus,
et ühtepidi me teame, et kui keeruline see aeg oli, aga lõppkokkuvõttes tegelikult, ma ei tea, punktitabel näitab seda, et tuli päris hästi välja. Loomulikult tiitlit ei tulnud, mis on ainult see eesmärk, aga sellega poolest, kui see eesmärk nüüd korraks kõrvale lükata, mida tegelikult ei osanud ilmselt mitte keegi ka oodata, et selle peale võiks sõita see aasta, siis väga-väga kõva hooaeg tegelikult kokkuvõttes. Aastal 2017, 18 ja 20 jäi siis kokkuvõttes Ott kolmandaks ja 19 teame isegi, kuidas see aasta rõõmsalt lõppes. Aga küsiti väga õige küsimus viimasena, et ütle, kas me näeme sind järgmisel aastal WRC autos või ei näe? Vastus oli siis, et ei tea, mul endiselt ühtegi lepingut ei ole. Nüüd ta ütles esimest korda ka selle välja, mis Betsafe'i blogis jäi ütlemata, et mul ei ole midagi järgmisest aastaks tähendas seda, et mul ei ole lepingut, sellest me saime isegi aru. Aga ütles, et siis läheb koju ja vaatab, mis lähinädalatel juhtub. Kas me võime, ma ei tea, uskuda eelmise ralli põhjal, Oti, et siin meile jälle häma ei aetud, et tegelikult täna kell 10.00 õhtul hoopis tuleb mingi pressiteade kuskilt jälle? Ja enam me seda viga ei tee, et kui meile öeldakse selgelt, või kuivõrd selgelt, et on Hyundai ja pärast tuleb mõni tund hiljem, et see ei ole nii, et siis kindlasti ma arvan, et neid mänge me oleme näinud, kuidas pidi see läheb, loodame, et loomulikult läheb niipidi, et mingid, kui lepingut ei ole, nii-öelda allkirjastatud, vähemalt on ikkagi mingid vestlused kellega kuskil toimumas. Ja tegelikult, kui me nüüd tuleme tagasi neljapäevasesse saatesse, kus Urmo oli külas ja Urmo ütles ka selgelt, et maailm, ralli ja maailm võidaks kõige rohkem, kui see oleks M-sport. Loomulikult see auto ei ole ideaalne, kas sellega meistritiitli peale on võimalik sõita, me ei oska öelda hetkel. Aga kui see saaks olema M-sport, kui ta sõidaks, siis see oleks ülimalt äge tegelikult, eriti just kogu ralli maailmale, et ootame, vaatame, mis saab ja mis ta otsus eelkõige üldse on, nii et ma usun, et see silly season siin vahepeal nüüd kindlasti saab olema päris põnev jälgida. Ja nagu me eile rääkisime Kaspariga saates, et kogu maailm ootab ju Oti järgi. Mis seal salata? Ütleme ka selle välja, et võib-olla ootame ka meie. Me siin arutasime omavahel, et kui teha Otita 6. käiku, siis mis kuulajad meist arvaks? Eks me selle saame esimeste kuulajate numbrite pealt teada, mis meist arvatakse, aga ma ei tea. Ma lisan sellest nii palju, et tegelikult nende aastate jooksul ma usun, et loomulikult kõik on tulnud siia ja kogunenud, see ralli rahvas on kogunenud ju tänu Otile ainult, seal ei ole kahtlustki. Aga ma usun, et see ralli rahvas on tänaseks ikkagi mitte ainult Oti fännid, vaid on ka kogu ralli fännid, et eks jah, nagu sa ütlesid, eks me näeme seda, kui peaks nii minema, aga tegelikult ma usun, et veel on ka vähemalt kaks kiiret sõitjat maailmas järgmine aasta sõitmas, Robert Virves ja Georg Linnamäe, nii et Eesti rallifännidel jälgida on küll gramm madalamas klassis palju, aga ikkagi jälgida ja pöialt hoida on järgmine aasta jätkuvalt Otita või Otiga. No katse lõpus küsiti, et kas sa istud järgmisel aastal WRC autos, tegelikult ma loodan, et nüüd mis see pressikonverentsil tuleb ametlik ja äkki Dirtfish ka, küsib, et kas sa tahaksid istuda, sest kui Ott ütleb, et jah, ma tahaksin, no siis vähemalt saame sellega arvestada, et selge, siis ta sõidab. Ega talle siis ju koht leitakse varem või hiljem? No küsitav selles mõttes, et eks ikka tahaks ju. Et kui see otsus peaks tulema, et ta ei sõida, siis see ei ole kindlasti see otsus, et ta ei taha rohkem sõita, ma arvan. Et tal on kindlasti veel mõned head aastad sõitmiseks, aga nagu me oleme siin see aasta rääkinud läbi Oti sõnade, et seal on mingid muud faktorid taga, miks ta võib-olla seda otsust ei ole vastu hetkel võtnud, siis ma arvan, et see vastus oleks, et ta loomulikult tahab sõita. Igal juhul tahab sõita. Aga see otsus ikkagi sõltub ka sellest, et kas ta nüüd otsustab või me ei tea, me spekuleerime. Variant A lõpetab karjääri üldse ära, variant B teeb vaheaasta. Kas sa tahad, saad sõita järgmisel aastal? Kuidagi niimoodi tuleks see küsimus püstitada. Jah, eks see on juba spetsialistide professionaalsete ajakirjanike teha, kuidas küsida. Aga igal juhul, kui Ott tahaks sõita,
ja tal on kõik selleks nii-öelda, ütleme siis kodus loodud on ju, et ta saab sõita, siis ta sõidab. Ta saab selle lepingu igal juhul, sellist asja ei juhtu, et Ott Tänak ei saa endale lepingut, kui isegi alustatakse lepingu läbirääkimisi täna. Ma olen sellest täiesti veendunud, et ta saab endale lepingu M-Sportis või Toyotas. Seda ma ei usu, et need läbirääkimised täna algavad muidugi. Ei, seda loomulikult, aga jätkuvalt isegi kui need algaks täna, siis ta leiaks selle koha endale kindlasti. Sellist meest nagu Ott Tänak ei jäädaks kõrvale. Kui Toyota ütleks loomulikult, et neil on kohad täis, siis noh, see on 100% kindel, et M-Sport võtaks ja siis tuleb lihtsalt omavahel leida see kesktee, et kes kui palju palka, mille eest saab ja nii edasi, et aga noh, kui mees tahab sõita, siis ta niikuinii saab sõita. Ott Tänak on maailmameister, ta tahab sõita veel järgmise tiitli nimel. No seal ei oleks küsimust, et nüüd 3 meeskonda või tähendab 2 meeskonda ütleb, et kuule, et me ei paku sulle kohta. Mina tahaks loota, et mitte ainult järgmise aasta tiitli, vaid veel mõne tiitli nimel, et milleks peatuda 2 ja, ei, kindlasti. Ja, muidugi kindlasti. Nii palju, kui tal jaksu veel toimetada on. Noh, me teame, et tiitl, mida ta on ka välja öelnud, et vähemalt 1 tiitli tahab ta veel sõita. Aga kõik, mis on juures, on ju loomulikult alati pluss eelkõige ka meile rallifännidele. Aga hakkame Jaapani rallit kokku võtma meie ennustustest. Meil oli 4 mehe peale, kes meile ennustasid, mina, Urmo Aava, Roland Poom ja Kaspar Ruus. Oli ainult 1 mees, kes pani 2 meest õigesti poodiumile, neist teise mehe pani veel õigesse kohta ka. Nii et me siin aasisime küll vist reedel Urmo valikud Ogier suhtes, aga aplaus, Tänak ja Neuvilli pani ikkagi pihta. Jaa, aplaus. Kohe näha, kes on spetsialist. Just. Vaata, sa neljapäeval ütlesid ka, et ekspert Roland Poom, et see ikkagi kõlbas siin. No sul 1 mees läks poodiumile paika. Ott. 1 mees läks pihta, kuigi tegelikult ju, kui nüüd võtta see lahti, et keda me panustasime kõik, siis tegelikult see ka kiiruse mõttes nii oli, et lihtsalt olid rehvi purunemised, mis selle nii-öelda ära lõhkusid selle ennustuse meie jaoks. Et tegelikult kiiruse poole pealt see nii olekski olnud, jah. Aga nagu tehnikasport on, et kunagi ei tea, kiiremad alati ei võida. Aga siia lisaks selle, et Takamoto Katsuta 3. koht, selle tegelikult oleks võinud panna puhtalt juba sellest vaatepunktist, et Jaapani ralli ja jaapanlane, selle oleks võid ennustada ikkagi poodiumile panna. Keegi ei pand. Keegi ei pand, jah. Aga ülimalt hea meel Takamotoile. Absoluutselt. Refidest me räägime, Takamotost me ka veel räägime. Kaspar Ruus pani ka Tänaku teisele kohale ja mina võtan oma 2 punkti Neuvilli esikoha eest. Igatahes väga tore. Järgmine aasta prooviks hakata selle punktitabelit ka jälle otsast pihta lugema, et natukene lappesse läks meil kuskilt Belgia kandist. Peab hakkama ja lugema. Praegu vist kokku lugema hakata, siis tuleb võtta terve päev. Hakata läbi käima neid. Kõik need saated läbi käia, jah? Ja. Sul on nüüd aega, vaata see... Kindlasti. Täna-homme on sul veel aega. Kuidas? Täna-homme on sul aega seal veel lebotada ju. Ja, ma võtan selle enda peale. Võtta enda peale. Olgu olemas. Aga hakkame siis korraldusest pihta, et täna oli ka mõned viivitused. Eile oli üks päris kole viivitus, sellest me Kaspariga juba rääkisime, aga kuidas sulle see eilne tunniajane paus sobis? No minu jaoks oli selles mõttes ei olnud hullu, et kuna ma ei jälginud väga, siis üleli emotsioone ei tekitanud, aga kui me jälle nüüd reedel rääkisime sellest, et mis toimus, on ju, et see korraldus nagu teoorias peaks olema, jaapanlased korraldavad kõik väga selline konkreetne, õigeaegne, siis tegelikult olid täiesti vastupidine ja ma sain aru, et see on kõigi jaoks selle üllatus, nii palju kui ma mingid kommentaare selle kohta lugesin, et mis asja, et seda oleks võinud arvata ükskõik mis teised rallid, aga Jaapani ralli kuidagi, ei oleks uskunud seda. Nii et see korraldus lonkas kõvasti. Loomulikult need inimesed ei ole ka korraldanud MM-rallit väga kaua aega või kas üldse, ma ei tea, kas seal mõni inimene on pundis, kes viimast ralli või Jaapani rallit korraldas, aga eks see jah selline ruuki mistake'id võiks öelda kokkuvõtvalt, et ma ei tea,
mõru maike igal juhul suhu selles osas. Jaa, saime siis eile lugeda ka seda, et FIA oli öelnud, et kui ühe korra veel vastassuunas mõni auto vastu tuleb, siis lõpetame selle peo ära. Ja, seda ma lugesin ja see on täiesti ainuõige vastus. Kuigi, et sellega üldse viivitati ja seal midagi hakati nagu mõtlema ja arutama ja videoid vaatama, olgu, las nad vaatavad ja vähemalt midagi lõpuks öeldi, aga ma arvan, et see oli suht kasutus, tegelikult seda oleks kohe seal sama katse peal tegema ja selle nii-öelda asja välja ütlema, et nii on, et oodata siin päeva lõppu, siis ma ei tea. See on selline asi, vaata, mis on nii räige rikkumine, et ma ütleks, et see on kõige räigem rikkumine, mida üldse autorallis teha saab, et kellelgi on võimalus katse peale minna ja sõita vastassuunas. No nagu me lugesime, et kuskilt lintide vahelt oli siis läbi pääsenud või polnud seal linti enam üldse ja kindlasti polnud seal ka inimest seal ristmikul, kes oleks pidanud selle auto kinni hoidma. Jep, see katse selles mõttes, mina oleksin korraldajana selle katse kohe hetke pealt ära canceldanud ja andnud statemendi välja kõikidele inimestele, et ehk siis korraldaja puhul, et see on nagu viimane kord, kui siin asi üldse juhtuda võib kuskil maailmas. Et nagu ma ütlesin, see on kõige suurem rikkumine, mida üldse teha saab. Ja eilse viivituse kohta, miks see Miki hiired meil seal venisid, ametlikku kinnitust vist ei ole tulnud, aga mitteametlikult on teada, et mehed ei olnud tuukrit õigel ajal pandud õigesse kohta seisma, et ma ei tea, kas ei lugenud reeglistikku või lihtsalt tuuker oli kuskil, ma ei tea, ula peal? Kusjuures Walesis on olnud mul üks täpselt sama olukord 2019, seal üks katse jookseb niimoodi ranniku ääres Kalju peal, kes teab, puhas asfaldi katse ja päeva lõpus on. Ja seal oli sama olukord, et tuukrit ei olnud. Kõik katse oli nagu muidu turvatud, kõik oli korras, aga tuukrid jäid hiljaks ja samamoodi katse jäi ära. Et ma selle katse nime praegu peast kahjuks ei mäleta, aga siin on legendaarne katse, kõik rallifännid, kes Walesi rallit on jälginud, teavad, millest ma räägin, et seda olukord on varemgi juhtunud, jah. Aga igatahes piinlik lugu, teeme ühe kiire kõllipausi ja räägime piinlikest juhtumitest või isegi piinlikud juhtumid on meil selleks korraks läbi. Võtame siis juba autasustame võiteid. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Natukene veel puistaks siia negativismi, enne kui lõpetaks siis saate positiivsel noodil. Sébastien Ogier tegi, ma arvan, ainuõige otsuse, kui ta kahes intervjuus pani ühe sama plaadi, et see on ikka rumaluse tipp, mida Pirelli on sel aastal korraldanud. Roland, ma tean, et sa kirjutad sellele alla. Ma pean kirjutama jah sellele alla, õnneks või kahjuks. Sest lihtsalt puhtalt sellepärast, et ka mul endal on Pirelliga olnud ikka väga palju probleeme MM-rallidel, enne kui Pirelli üldse ametlik refipartner WRC sarja või WRC klassi tuli. Et jah, igal juhul see tegelikult, mis siin aastate läbi nüüd Pirelliga toimunud on, et see on selline veidi piinlik tegelikult on. Ja Ogier endal ju ka, et kohe esimesel päeval 2 minutit sinna läks, poleks läinud, oleks Ogier kindel rallivõitja. No loomulikult, seal ei ole hetkel täna vaadates kahtlust. Aga eriti karm ongi see, et sa sõidad esimest tõsist katset ja seal see juhtub, et mindud on Jaapanisse möllatud ajavahega hakkama saadud, siis su ralli tegelikult nagu nii-öelda lõpeb ära esimesel tõsisel katsel kohe, et kahju Ogierist kindlasti, aga nagu me aru saame, siis ega ta rallist eemale ei jää, et järgmise aasta plaan on nagu meedia ütleb 99% paigas. Ja see plaan on? Seda ma tahaks isegi teada. Ma tahaks ja ma loodaks, et see oleks täishooaeg, aga ilmselt seda on palju loodetud. Aga ütleme siis poolik hooaeg kasvõi, et suurusjärk 6-7 rallit võiks see programm küll olla, ma arvan. Ei, täishooaeg oleks seal kihvt Kalle ja Ogier seal omavahel pusimas. No täpselt eelkõige just sellepärast, et Kalle ja Ogier ja
loodame, et Ott on ju, aga igal juhul, et me ei näeks järgmine aasta Kalle ülemvõimu, siis oleks vaja Ožeeri sinna punti tagasi saada. Jaa, räägime siis Takamotost, võtame poodiumi 3. kohast ette. Ei saanud me kuulda Jaapani hümni, aga nägime Jaapani lippu, oli Katsutal see peos ja oli siis lipuvardas ka. No kohustuslik programm tema poolt see nädal või? Jaa, ütleks küll, aga ütleme nii, et Katsuta tõi selle kõik nii-öelda selle probleemse ralli Jaapani Toyota jaoks lõpetas positiivsel noodil, ma ütleksin, et võit ei tulnud, aga ma arvan, Katsuta poodium võib-olla isegi, vähemalt ma ütlen enda seisukoha, et see on rohkem väärt Jaapanis kui Toyota võit, et jaapanlane Jaapani rallil poodiumil on suurem asi. Jaa, Evansist ei rääkinud, Evans lõhkus täna ju refi ja langes poodiumilt välja, oli heitluses Neuvilliga esikoha pärast 4 sekundit lahutas neid päeva alustuseks 15. katse järel vaid 0,6 sekundit, aga siis oli juba korras. Evans kirjutab kindlasti sellele Ožee avaldusele alla ja kirjutab ka Rovanpera ja ma arvan, et ka kõik teised. Ma arvan küll, jaa, kahjuks jälle nii ta läks, ref purunes, aga tegelikult Evansi hoogu mina ei oodanud, nagu ei osanud seda mitte kusagilt näha, et selline sõit tuleb. Aga kui me nüüd vaatame realistlikult, isegi ilma selle refi purunemista, kas see võit oleks tulnud, kaheldav, et viimased katsed ikkagi refi valik oleks olnud tema jaoks vale ja esimeste katsetega seda sisse sõita sellist vahet, et ära hoida. Ei oska öelda, aga ma arvan, et ta ei oleks suutnud seda liidri kohta hoidma jääda, aga eks need on oleksid lihtsalt. Aga jaa, kõva sõitna, väga tugev sõit tegelikult Evansi poolt see nädalavahetus oli. Aga Pirelli tegi selle, mis ta jälle vahel teeb. vahel jah, puruneb. Ott Tänak, teine koht, Martin Järveoja loomulikult ka teine koht. Probleeme oli jõuülekandega ja oli siis probleeme hübriidiga. Päris head tunnetust Ott autoga ei saavutanud ja vahe siis Neuvilliga jäi maagiline 11,1. Ja ütleme nii, et kui see ei oleks Neuvilli seal ees, oleks keegi teine, mitte Hyundai, siis tõenäoliselt see ei oleks selline mõrukaotus tema jaoks. Aga kuna see on Neville sama autoga, samast meeskonnast, siis see kindlasti nagu maitseb natuke kehvemini see teine koht. Ja ega ta kindlasti rahul sellega ei ole olnud, nagu ta rääkis, ka neid probleeme oli palju. Esimese päeva lõpuks tal oli ligikaudu äkki 15 sekundit juba kaotust mingi erinevate probleemide tõttu, aga see kasvas. Et ma ütleks niimoodi, et kokkuvõttes Oti poolt ikkagi suht tark ralli ja me teame, et Ott on nii tark sõita, et ta lihtsalt olukorrast lähtuvalt sätib enda kiirust. Ma ütleks, et see on täpselt selline Ožeeri mentaliteet, kuidas tema on sõitnud, eriti kui me võtame näiteks Citroeni hooaja, kus ei olnud kõige parem auto, või siis M-spordi teine hooaeg, kus oli juba võib-olla kiiruse poolest enam M-sport ei konkureeri nii palju, aga ta ikkagi oma strateegiatega ja nii-öelda oskusega hinnata olukordi võttis need tiitlid. Et ülimalt tark sõit Oti poolt, aga jah, veidi mõru maik kindlasti selle pealt jääb suhu, et Neville suutis kiiremale sama autoga. Ja Neville suhteliselt kindel võit, kui nüüd lõpuks paberile vaadata. Tegelikult peame rõõmsad olema ka Belgias üle. Ja ei, tegelikult loomulikult peab olema, et meie meeskonnakaaslased ja on, et selle koha pealt ei saa nagu kuidagi kurb olla. Hyundai 5. rallivõit see hooaeg, ja mis tähendab seda, mis tähendab Hyundai koha pealt seda minu meelest, et ma loodan, et ma ei eksi faktidega, et nii palju rallivõite pole varem võetud hooajal. Ja ma unustasin selle fakti kontrollida muidugi. Meie kallid kuulajad kindlasti selle teevad. Ja, igal juhul, kui see nii on, siis see on suur võit Hyundai jaoks. Et läbi sellise hooaja, kus on nagu kriitikat lihtsalt nii palju tulnud auto ja meeskonna kohta, tegelikult tehti ülikõva hooaeg. Vaadata Oti punktitabelit ja vaadata, kui palju rallivõite võeti.
et see on tegelikult kokkuvõttes läbi selle kõige, mis siin räägitud hooaja jooksul on Hyundai, siis see on kokkuvõttes, ma arvan, tuli ikkagi päris hea hooaeg välja. Jaa, Kreekas siis esimene võit, Rootsis oli teine, Horvaatias oli kolmas, Eestis ja Uus-Meremaal 4. ja punktitabelis, nagu öeldud, 3. koht, 193 punkti. Aga... Ja, ega ta ise sellega rahul kindlasti ei saa olla. Ei, muidugi kindlasti mitte. Ei saa ju. Seal ei ole mingit kahtluski, et igavene teine. Tema on varem teine olnud, jah. Ja. Aga räägime võib-olla punktikatses ka või? Et vanust on mehel 66, lipuks Itaalia, istumise all Škoda Fabia, Rally 2 Evo ja punktikatse teine koht. Mauro Miele läheb vist ajalukku. No peab minema, jah. ma ei tea, kas sellist kaasus sellise vanusega mees on sõitnud Power Stage'il teisele kohale klass madalama autoga. Ilmselt ei ole seda juhtunud varem. Nii et, Power Stage'ide ajalugu vist väga kaugele ei ulatu. Millal see reegel tuli üldse? Mis ta võib olla? Mingi 6-7 aastat ikka või? Jah. Nüüd tuleb need Power Stage'id ettevõtte ükshaaval hakata lugema seal, kes seal on võitnud ja teiseks tulnud seal. No kui ma hakkan kontrollima neid meie ennustusi, siis sa võtta see. Tavai, ma võtan selle Power Stage'i asja enda peale. Ma tean, et Eigo tahtis teha siin Power Stage'idest ja Shakedownidest ühe looma, võib-olla räägin Eigoga. Tavai. Aga Greg Priin kirsiks tordil ikkagi hooaja lõpuks, et lõpetas positiivse noodiga selle pehmelt öeldes masendava hooaja. No ütleme vähemalt midagigi. No midagigi tuli sealt, sest see hooaeg oli tõepoolest nagu ikka alates, ma ei tea, võib öelda alates Soomest. Oli see ikka täielik masendus. Ma ei oleks isegi nagu kõige halvemas unenas oodanud Greg Priinilt sellist hooaega. Eriti peale selle hooaja algus, 2 poodiumi kohta. Ja see, mis järgnes, oli täiesti kohutav lihtsalt, et ma ei tea. Midagi ta peab kindlasti ise lahti mõtestama oma peas. Meeskond peab kindlasti nagu aru saama, mis toimub, sest ega nagu me oleme kuulnud hooaja läbi, et kuidas seal M-spordis käitutakse Priiniga, et siis on päris jube. Kui ta jätkab seal, loodame, et jätkab. Ma loodan, et jätkab. Ja ma loodan ka, et järgmine aasta midagi oleks teistmoodi. Jaa, Teemu Sunninen punktikatse 3, Neville 4, Zaldivar 5 ja ülejäänud lakkugi panni. Jah, Teemu Sunninen 3 ka Rally 2 autoga. Teemu Sunnineni me ilmselt võime nüüd siis, ma ei tea kui kindlalt, ega ma ei julge midagi kindlat öelda, aga et vast teeb sellise hooaja järgmine aasta, et jagab siis autot Hyundai'st kellegiga, Rally 1 autot. Vähemalt jutud sellised on, kas see päris ka nii läheb, eks me näe varsti, aga kui see nii läheb, siis on väga lahe. Teemu Sunnini ootaks küll tagasi Rally 1 autosse. Jaa, Sean Johnston sai punktikatsel jagu Ott Tänakust. Seda ei juhtu ka väga tihti. Kuidas Seanil läheb? Ma ei ole taga rääkinud see nädalavahetus, aga tal oli päris pikk paus sees rallidest. Et viimane ralli tal oligi just Rally Estonia. Ja põhjus oli siis see, et kaks põhjust. Kas ta Uus-Meremaal ei sõitnud või? Uus-Meremaal minu meelest ta ei sõitnud. Rally Estonia ja siis on Jaapan, jah? Õigus. Jah. Kaardiluga Alex Tihurani sai vahepeal isaks ja teine põhjus oli see, et taheti järgmiseks aastaks eelarvet natuke kokku hoida, et järgmine aasta korralik kalender teha. Vägev. Ja, et ta kindlasti järgmine aasta tagasi, aga Jaapani ralli, ma sain aru, lihtsalt oli ralli, kuhu pidi tulema. Et seda ei saanud maha magada. Sean Johnston, kui mitte varem, siis Rally Estonia stuudios kohtumeks? No kindlasti. Seal ta on kindlasti kohal ka, mulle tundub, et see on tal üks lemmikralliga. Jaa. No miks selline kummaline punktikatse järjestus ja üldse viimane päev selline oli, et hakkas vihma kallama. Millega pärast meie ilmamees teab, kui hakkab vihma kallama, Oti ilmamees siis täpsemalt, aga Toyota omad kuidagi ei saa pihta? Millegi pärast ei saa, jah. Et tegelikult
tegelikult see ei olnud nagu mingisugune väike vihm, et mida võiks nagu ennustada, et kas tuleb või ei tule, et sellist vihma ma arvan, et ma ennustaks ise ka ära, et see tuleb, kas või ma ei tea. Hommikul vaatad taevasse, et täna tuleb. Põhimõtteliselt, et noh, ma saan aru jah sellest, et kui mööda paned, siis võib-olla mingi tibutamine, aga igal juhul selles mõttes näiteks Toyota puhul võtame Evansi, et kui Hyundai läksid nii-öelda pehmeseguga refiga, siis et üldse seda võitu oleks võimalik kuidagi nagu ära võtta ja vormistada ja mingit kasu enda poole tuua, siis me oleme näinud ka seda, mida Ott on varem teinud, ta lihtsalt läheb täiesti vastupidi sellele, mida teised näiteks on teinud. Et lihtsalt tekitada endale mingigi võimalus. Et noh, see on ka üks teooriale, miks nii tehti. Jaa, aga soovime siis Toyotale, aga ikkagi sõltumata nendest mööda pandud ilmaennustustest on Toyotal 2 tiitlit sel aastal, et jaa, väga kõva, aga seda me ilmselt ka eeldasime, et alates esimestest rallidest, kui me nägime juba mis toimub, et ma arvan, et see ei olnud mingi üllatus, eriti kuuldes neid kommentaare 2 hooaja algusest peale Hyundai kohta, et see ei olnud mingi üllatus, et see nii kõik lõpeb. Pean ütlema, et poodiumi tseremoonia oli minu jaoks kerge pettumus, et ka seal olid viivitused sees. Ma loodan, et see päris poodium, mis nüüd seal publikule ka tehakse, et see on kuidagi ägedam. Karikad on mõnusad, ilusad portselanist ja kõik oli siuke viisakas ja välja peetud. Ott ka näha oli, et peab jaapanlastest väga lugu. Mida see nüüd tähendab, et ta jaapanlastest lugu peab, et ei pruugi midagi tähendada. Aga eile... Loogika ütleb, et see võiks tähendada ainult üht, on ju. Jah. Toyota meeskond. Aga võt seda ei tea meie. Eile All Live'is ütles välja, ma ei jäänud selle kommentaatori nime võlgu, ütles, et sinisest tiimist on järgmisel nädalal pressiteadet oodata. Me arvasime, et see sinine tiim on M-Sport, aga meie kuulaja parandas meid ja arvas, et tema arvab, et see sinine tiim on ikkagi Hyundai, sest tegelikult seda räägiti ka varem, et Hyundaist on uudiseid kohe-kohe oodata. Noh, kui nüüd öelda, et sinine tiim, siis ma arvan, et seal tegelikult ei peaks olema mingit muud meeskonda või M-Sport tegelikult, aga noh, ma ei tea, äkki siis on mõlemalt oodata või? Et seda ma ka nagu lugesin, et Hyundai plaanib siin infot anda, aga kui räägitakse ikkagi sinisest tiimist, siis ma ei tea no, kuidagi... Ma ütleks ka M-Sport, noh. Ma ei saaks mitte kuidagi seostada sinist tiimi mingi muu meeskonnaga või M-Spordiga. Kuulaja Margus, kui sa tahab meid veel parandada, siis ma ei tea, võiks arutleda natukene, et lepiks ühtemoodi kokku kuulajate ja saatejuhtidega, et kes see sinine tiim lõpuks on siis? Lepime kokku ja andke teada meile, teeme küsitluse. Mis rahvas arvab. Üldse võiks teha küsitluse, mis te arvate, et mis Ott teeb? Jaa, miks mitte? Tegelikult seda on siin, meil on Eestis need vägevad ralligrupid, kus on palju inimesi koos. Ja ega keegi tundub, et väga isegi ei mängi selle mõttega, et Ott ei sõida, et pigem ikkagi panustatakse vähemalt nii palju, kui ma jälgin, ma ei suuda nüüd mingit statistikat siit välja lugeda, aga vähemalt suurusjärk inimesi tundub, et pakutakse ikkagi Toyotasse. No, mis minu jaoks on veidi küsitav, aga mine tea. Kindlasti Otti jaoks ja Eesti jaoks oleks see kõige parem, nagu Urmo neljapäeval ütles, on. Aga mida see tähendab maailmale, nii-öelda rallimaailmale? Et see on küsimus. No jah, aga kas Ott peaks mõtlema seda, mida see tähendab rallimaailmale? Ei, kindlasti mitte. Absoluutselt mitte. Seda ei peaks huvitama. Kas järgmine aasta võidetakse 13-14 rallit Toyotaga või vahepeale saab Hyundai ka ja M-Sport ka võib-olla. Et teda küll see ei peaks huvitama. Et kui Toyotast pakutakse lepingut, siis see on ju, ma arvan, kindel minek, kui ta ise plaanib sõita. Jaa, no on vist Jari-Matti ka selle ralli jooksul öelnud, et Oti meile tulek oleks päris paha lugu WRC sarjale, aga... Ma ei saa isegi nendest Latvala kommentaaridest ausalt öeldes aru, et ma olen saanud lugenud, või noh, ütleme, me kõik oleme saanud aru, et Jaapani pool nagu, ütleme siis väga hindab Otti ja tahaks Otti näha, Latvala kogu aeg vaidleb vastu, mis ta nagu taotleb sellega, noh,
mis seal ikka. Kas ta üritab nagu läbi meedia siis teada anda jaapanlastele, et kuulge, et ma ikka arvan vastupidist, et otse ei julge öelda või ühesõnaga neid artikleid on juba, ma ei tea, 5-6 tükki, kus Latval ütleb, et Ott Toyotas oleks väga-väga halb, Et tegelikult on nagu veits tüütu seda juttu veel kuulata, kui seda veel peaks tulema. Või on see lihtsalt hämamine ja öeldakse, et meil tegelikult oli juba Rootsis käed löödud? Jaa, põhimõtteliselt võimalik on see ka. Et tundub, et kui see peaks nii olema, siis Latval lihtsalt ei ole väga hea jutumees, näiteks nagu oli Adamo. Suutis kuidagi jätta... Ta ei valetanud kunagi, ma mäletan seda. Ta ajas häma, aga ta ei valetanud. See on minu arust kõige vastikum, kui lihtsalt valetatakse näkku. Ja, nii on. Aga kui mitte varem ei näe, siis Rally Monte Carlo 19. jaanuar ei tundugi tegelikult nii mägede taga, et ma ei tea, palju rallimehed üldse puhata saavad? Nädalakese või? 2-3? Tegelikult palju ei saa. Mõni läheb kindlasti otse juba kuhugi testidele või hooaja lõpetamise, et me oleme näinud Toyota puhul on ju minnakse aasta lõpus Jaapanisse, nüüd nad on seal kohapeal, saavad need üritused kõik ära pidada. Aga kindlasti palju aega ei ole. Eelkõige sellepärast, et on vaja kõigil lepingud paika saada ja siis vastavalt, kes mis autodega peavad testima hakkama ja arendusi tegema, et ega seal ei olegi tegelikult suurt pausi, et see võib võistluspaus olla, aga tööpaus kindlasti ei ole. Mul on siuke ettepanek. Juba lähinädalatel. Need lepingu asjad võiks ka nii teha, et saame ühes spordihallis kõik ühel laupäeval kokku, võtame kaamerad ka ja otsustame seal ära, kes kuhu läheb ja siis anname korraga teada, nagu NFL-i draft, Mõtlesin nagu vaata koolis, kui hakkasid kehalise kasvatuse tunnis jalgpalli mängima, et siis kaptenid välivad. Et see samamoodi, paneme sõitjad ritta ja siis meeskonnajuhid hakkavad ükshaaval välima. Toyota kapten on Rovanpera, Neville on Hyundai kapten. Ott loobus sellest kapteni paelast ja kes M-spordi kapten on? Priin. Ei ole ju. Priin ja siis valige omale meeskonna kaaslased. Jah, see oleks äge. See segaks kaarte ja oleks siuke põnev ka. Ja kõigil on sama palk. Jaa, nõus. See oleks päris pull. Jah, pull. Võime utoopiasse jäädagi. Aga ma ei tea, Roland, sulle ilusat isadepäeva jätku ja närvi ja und ja ma ei tea, mida kõike veel soovida. Jaa, ma ei tea, ma täna magasin küll terve põhimõtteliselt väga väikeste pausidega, nii et poiss magab ilusti. Algus on tore. Jaa, algus on tore. Ei, jaa, ma tänan. Hetkel on kõik väga tore. Varsti tulevad gaasid ja mis seal igast muud asjad. Jah, nii on. Eks ma ootan neid aegu. Loodetavasti siis Monte Carlo ralli ajal ma saan võtta nädalavahetuse vabaks ja puhata gaasidest. Aga kaasale ka palju-palju õnne, et ega sa seda üksinda ikkagi teinud. Loomulikult, saadan edasi. Ja kui mitte varem, siis nagu öeldud, 19. jaanuar hakkab Monte Carlo juba, mine tea, ei paneks ust kinni, et me mõnda erisaadet ei tee. Aga Roland, kena päeva jätku ja aitäh sel hooajal kõigile kuulajatele. Loodame, et elame veel. Jaa, muidugi. Minu poolt ka suured tänud kõikidele kuulajatele teie pärast, mis seda teeme. Ja äge oli näha, et inimesed küsisid palju ja olid olemas ja kuulasid ja andsid ka kriitikat, mis on oluline, andsid kiidusõnu, mis on oluline, nii et loodame, et oleme järgmine aasta olemas. Jaa, kui mujal ei ole, siis Rally Estonial ikka. No ikka, muidugi. Aitäh kuulamast ja kõik head! Kõik head! 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autolaen Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank.